Kool jäi pooleli, kui ma olin 18 ja sündis tütar ja siis kooli tagasi minemise mõte tuli siis, kui laps sai nii vanaks, et hakkas kooli minema. Ehk siis ma ei saa ju lapsele rääkida, kui oluline on haridus, kui mul endal puudub keskharidus. Ja nii ma siis läksingi suure hirmuga, et kas ma oma 2 töö ja pere ja lapse kõrvalt kuidagi moodi mahutan sinna õpingut ka sisse. Aga tuli välja, et see asi osutus oluliselt lihtsamaks, kui ma arvasin. Ehk siis jätad ühe seebika vaatamata ja teed selle seebika asemel mingisuguse kodutöö ära või suhtled klassikaaslastega, kes nagunii hoiavad järje peal ja aitavad, et see ajaline ressurss on täpselt selline, et seda alati leiab, kui asi on oluline. Paljud kartsid võib-olla õpetajaid või mõtlesid selle peale, et kuidas nad koolis hakkama saavad, sest õpetaja on ikkagi selline õpetaja ja pedagoog, kes tuleb ja riidleb ja poob ja käsib ja laseb kõiki, aga tegelikkuses seal õpetajad on hoopis teistsugused sellised õpetajad suure tähega või mentorid, et nad nagu aitavad sind kaasa, nad ei tule sind õpetama, vaid nad tahavad näidata sulle seda, kuidas sa ise jõuaksid kuskile või saaksid mingit teadmisi, millest sul nagu reaalselt kasu on. Meil oli nagu hästi lahe ja ühtehoidev klass ja kui me lõpetasime, siis enamus meist tegelikult läks kõrgkooli, et nii mina katsetasin ka, lõpetasin kõigepealt rakenduskõrghariduse Tartu Ülikoolis, siis läksin magistrisse, ikka ei saanud isu otsa, otsustasin vaadata üle ka Tehnikaülikooli magistriprogrammi ja nüüdseks olen siis doktorantuuris ja kohe kindlasti ma tean, et see ei jää mu viimasteks õpinguteks, et siiski mul on kutseharidus veel omandamata ja vaadata, et mis nagu pakutakse, ehk siis elukestev õpe nagu saab sealt koolist kindlasti alguse.